aga jaa, aga samamoodi nagu ma lähen ise, ma lähen mingite täiesti nagu triviaalsete asjade peale närvi, mind ajab täiega naerma, kui keegi läheb närvi millegi peale, mida mina ei mõista. Näiteks üks minu lemmikhetki on see, kui maailmas, kui jõuab kätte see aeg, kui on Halloween, kuna iganes sügisel ta on. Oi pläät, kuidas Eesti rahvas kettasse läheb. Ma ei tea, kuidas te olete tähele pannud, sotsiaalmeedias on nagu tuhandeid inimesi lihtsalt. Mis kuradi Halloween? Meil on mardipäev! Ja mardipäev! Rahune. Nagu... Mis juhtub, kui väike 12-aastane Markus valel päeval maiski ette paneb nagu... Sul läheb pööningul sinimust valge otsast mädanema või mis ta ära võtab sult nagu? Kuigi mõnes mõttes ma nagu mõistan, sest vaata, Halloween tungib su ellu, vaata. Sa oled kodus, sa ei tea, mis päev see on või mis asi on, järsku on ukse taga lihtsalt komm või pomm. Mis asja? Hakkad reegleid kuugeldama, on ju? Enne kui oled reeglid teada saanud, oled mädamunaga saanud. Ja selles mõttes ma mõistan seda viha, sest mardipäev ei teeks sulle kunagi niimoodi. Mõtle, mardipäev ei tungi niimoodi agressiivselt su ellu. Tulevad ukse taha, Mardi, õnne, Vilja, õnne. Sa ei pea nüüd isegi tuppa laskma. Ja nad ei saa mitte sittagi teha. Nagu reaalselt. Sa võid tuppa lasta neil ära laulda ja siis öelda, et ei olnud päris see laul, tulge jälle. Sa võid lasta neil oma enda tatra põrandalt kokku korjata ja öelda, see on teie viljaõnn. Sa võid neil anda 8 peale 1 õuna ja öelda, kakelge vitud. Nagu, see on sinu maailm, saad sa aru. Sest sa näed, mardipäev on lapsevanemate välja mõeldud püha, vaata. Kunagi paar aastast tagasi lapsed ajasid inimesed, ma tahan minna, ma tahan... jätta ära. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud, homme mardipäev, tead, ei tea? Ei tea, kohe räägin. See on siuke päev, mardipäev, sa võtad garaaži alt selle vana lina, mis seal mädaneb. Ja see sama, mille peal punik sünnitas, see sama, ja. Võtad selle, teed silmaaugud sisse ja mine vaata, äkki saad küla pealt kuivaineid. Aga jaa, Halloween selles mõttes, ta tungib su ellu, vaata. Ta agressiivselt tungib su ellu, sa oled oma kodus, elad oma elu. Järsku on uksekell, lähed vaatad, seal seisab mingisugune tatikas. Ainuke asi, mis ta tegi, keeras mütsi tagurpidi, on ju. Nüüd vaatab sul otsa, no nii peremees. 2 snickersit või hakkan su kinnisvara nussima.